No nii, tervist. Austame siis kõikide teiste aega. Igaks juhuks väike sound check, vist on mind kuulda ka, onju. Raido vehib käega, kui on okei okay. Super luks. Käsi on see muidu, see on pea. No okei okay., aga äge, et on jälle mitmed kümned inimesed kogunenud meid siia kuulama. Ju siis ikkagi inimesi huvitab krüptoteema ja selle me oleme enda südameasjaks võtnud. Et me siis, mina, Indrek Suve ja Raido Lensment, kes minuga siin täna eetrit jagab, oleme siis VM Capitali founder'id, meid on tegelikult kolm. Kolmas siis on meie taustajõud seal, kes aitab meid tagataustal ja räägime siis täna peamiselt sellistest teemadest, et number üks, mis asi üldse VM Capital on, sest siin on, ma tean täna ka mõningaid uusi inimesi, mis see VM Capital on ja kuidas või miks me seda üldse teeme ja mida me teeme, mis see meie visioon on või kuhu me liigume ja mida me korda tahame saata ja mis probleemi me lahendada tahame, mida me näeme krüptoturul. Veidi meie taustast on ju ja miks me erineme, ja peamiselt siis millistesse projektidesse, kes siis on eelnevalt kuulnud, millistesse projektidesse ja miks me siis investeerime ja mida me siis oma kogukonnale lauale toome, natuke strateegiast ja mindset'ist ja siis juba liigume väga konkreetsete nii-öelda projektide või fundraising ute peale, mis hetkel käimas on, ehk siis kuidas ja millistesse krüptodesse meie ise oleme panustamas, mis on varajases faasis, ehk siis mis on faasis, kus nad ei ole veel turul launch itud ja kuidas neile ligi on võimalik saada. See on võimalus, mida 99% inimestel sellisel kujul ei ole. Ja nii, et teil on privileeg, kes te siis seda siin täna kuulate. Aga et liiga pikaks ei veniks, siis lähemegi kohe asja kallale. Teen Raidol ka mikrofoni lahti ja otsin samal ajal omale kuskil laadija, et see pilt ära ei kaoks. ütle, et sa jõuad nii kaua tere öelda. vaata, kas tervitus sinu minu mikrofon ka poolt. töötab. Ja nüüd töötab, ma arvan. Nii, aga siis lähmegi asja juurde. VM Capital, mis me oleme ja mida me teeme sellest, sest et siin ma näen uusi nägusid ja meie lugu saab tegelikult alguse juba päris palju aastaid tagasi ja võib-olla isegi täiesti algusesse minna siis 2016 aastast, kus mina isiklikult ja Raido ka tegelikult samal ajal sukeldusime, siis ma isiklikult kuulsin krüptost alles siis, mõned inimesed olid juba aastaid varem kuulnud sellest. minu jaoks oli see uus informatsioon. Esimene kogemus kahjuks paraku ei olnud kõik see kõige parem, aga see andis mulle selle perspektiivi või sellise huvi sellesse süveneda ja kõik need aastad oleme seal pead plokiahela tehnoloogia juures hoidnud ja Raido rohkem tihedamalt, et tema on see meie peamine aju tagataustal, kes teeb kõiki otsuseid ja research'i. ja juba tollel hetkel 2016, 17 sai tegelikult nii-öelda flip itud ICO-sid ehk siis initial coin offering, kui siis krüptoprojektid kaasavad raha, et ehitada üles oma projekti ja ennem kui nad turule tulevad. ja tegelikult läks päris hästi, mäletan, et umbes kümnekordistasin oma portfelli väikse jamaga lihtsalt sellest, et need olid siuksed paper gains, et nii-öelda portfoolios olid numbrid ilusad, aga kasumeid välja ei võtnud, ei osanud võtta, arvasin, et kõik jääbki niimoodi edasi ühes suunas üles minema. Paraku tuli reaalsus 2018 algusel, kus kõik kolinal kokku vajus ja kümnest või sellest umbes 100 000-sest portfellist, mis ma suutsin tolleks hetkeks kasvatada, jäi siis vähem kui 10 000 alles, mille ma siis ära sõin lõpuks ja arveteks ära maksin ja nii siis krüptoportfell tollel korral otsa saigi. ja pidi uuesti alustama. Aga mul on tähtkujult sõnn ja sihuke loll, aga järjekindel
siis siin ma olen ja Raidol ilmselt samamoodi alla ei andnud, nägi, et suur potentsiaal selles on. aga ähm, me näeme, et inimestel huvi on osaleda ja nii-öelda investeerida varajases staadiumis krüptoprojektidesse. Lihtsalt see ligipääsu mudel meie jaoks on nii ebamõistlikuks tehtud, et kui me siin 2022 või noh, isegi eelmine bull run me nägime, et inimesed siis suurimad kasvud krüptoturul tulid siis sellistest kohtadest nagu launchpad idest, kus inimesed siis said väga varajases staadiumis krüptoprojektidesse investeerida. Need proportsioonid muidugi olid hästi väiksed, ehk siis need investeeringu suurused tihtipeale olid võib-olla ainult 50 või $100, mida maksimaalselt sinna panna sai. või siis teisel juhul sul pidi olema kümneid ja kümneid ja kümneid tuhandeid dollareid antud launchpad'i nii-öelda siis token'id stake itud või ostetud mingeid NFT-sid või mingeid muid asju, et saaksid siis suuremaid panuseid panna. ja, ja me nägime neid kordajaid, mis sealt ikkagi tulid, olid ju kümned, 50, 100-kordsed ja nii edasi. aga see oli paratamatult enamus inimestele kättesaamatu või on siiamaani. ja siis 2022, 2023 investeerisime ise sadu tuhandeid samamoodi launchpadidesse, et saada neid ligipääse. aga jätkuvalt nägime seda murekohta, et tavaline inimene, tavaline Jüri Räpinast või Mari Tallinnast, temal ei ole võimalus seda kümneid või sadu tuhandeid investeerida nende launchpad'ide alla, et nendesse ligipääsu saada. ja tundus suhteliselt ebaaus või no ongi tegelikult ebaproportsionaalne samamoodi. ja läbi oma aastatepikkuse network'i ja peamiselt Raido kontaktide oleme jõudnud siis sinna faasi, kus me saame eh, enda kogukonnale nii Eestis, kui meil on ka välismaa kogukonnad, on ju, ja partner community, kus me saame pakkuda neid samu launchpad'i võimalusi või isegi teatud juhtudel paremaid võimalusi ilma igasuguseid tobedaid NFT-sid ostmata, igasugust kümnete tuhandete eest nende token'id stake imata ja nii edasi. ehk siis meie mõte oli siis tuua kogukonnale tagasi võimalus investeerida krüpto startup idesse, võimalused, mis on väga tihti ainult väga suurte ja rikaste riskifondide käes. tahad sa, Raido, siia midagi lisada mõtte juurde? jah, kui me hakkasime seda nii-öelda launchpad'i tegema, siis me kasvasime sealt välja. nüüd on see tulemus, kus me nägime isegi seda, et teised riskifondid, kes on community sellised riskifondid või kogukonna riskifondid, nagu üks pool meilgi on, siis nad ikka nõuavad mingid token'id, NFT-sid, mis vahepeal jõuavad siin 20 000-ni ja nii edasi, võib-olla isegi suurema väärtuse juurde. siis meie eesmärk või see idee oligi, et tegelikult tuua kogukonnale ja nii väikse investeeringu kui $100 alustades kõigile see võimalus nagu kätte. et meil on tulnud ju ka pakkumisi suurematelt nii-öelda riskifondidelt, et kas meie tegemisi üle võtta ja nii edasi, aga siis me anname jälle selle sama teema anname ainult ühele või paarile suurele nii-öelda riskifondile ja on jälle nii-öelda tavainimesele see jälle kättesaamatu, et see ei olnud meie eesmärk ja selleks me oleme ka nii-öelda nad tagasi lükanud, need pakkumised, et ikkagi pakku seda väärtust rohkem pakkuda. et väga lihtne oleks suurte rahade juurde kohe astuda, et minna võtta 10 riskifondi, kes võib-olla huvitatud koostööd tegema ja koos nii-öelda siis investeerima nendesse diilidesse. aga me hetkel otsime just väiksemaid kogukondi üle maailma, isegi nii-öelda siis tavainvestoreid. jep, et isegi meilt on küsitud päris mitu korda, et või päris palju on selle läbi jooksnud, et kas te olete avatud nagu kõikidele inimestele või, sest et enamus ka VC-d ju tegelikult nõuavad mingist sisenemisläve või mingit sellist asja, et just hiljuti paar päeva tagasi oli jälle seesama küsimus, te olete avatud nagu kõigile. et meie jaoks ja siis tundus see. seal ja mõnel on noh, selline, kellel ei ole näiteks mingit sisenemisläve, et sa pead NFT-st ostma, siis seal sa pead ikkagi ennast tõestama, sa pead enda portfooliot näitama, siis sa pead miinimum võib-olla investeering on ikkagi 10 000 ühte projekti ja nii edasi.
et ikka on tehtud väga raskeks seda tavainimestele. Ja noh, nende arvates on public sale'id, avalikud müügid või siis turu pealt ostmine on siis nii-öelda retail investorid tavainvestorile, aga tegelikult see on nende jaoks ju juba exit likviidsus, mille pärast me tahame ka nii-öelda tavainimese natuke paar sammu ettepoole tõsta, et ka nad saaksid kohe tokeni turule tulemisest juba kasumeid võtta. Me oleme siin korduvalt näiteid teinud, et kui mingit münti keegi turu pealt otse ostab, ootab, et see hea münt turule tuleks, siis me juba sealt hakkame vaikselt oma kasumeid võtma nii-öelda initialit välja. ja kui ta esimesed näiteks kasvõi ütleme, siin ongi need projektid, mis näiteks kevadel välja tulid, tegid väga suuri kasumeid, inimesed hakkasid ostma neid, aga nad peale launch'i üldse kukkusid 6 kuud näiteks. et siis nad olid kõik, kes olid 6 kuud seda ostnud, olid ükstapuha mis hetkel olid nad siis miinuses, kui meie oleme siis esimesest päevast kohe algusest peale kasumis, sest me saime lihtsalt varajases faasis peale. et tahamegi neid eeliseid nii-öelda kõigile kättesaadavaks teha. jep, ja see varajases faasis sisenemine, seal on ka ikkagi omad strateegiad ja seal peab see on teatud tüüpi mindset'i nii-öelda omama, et ja rakendama nii-öelda strateegiaid ja mõningaid punkte, et võib-olla puudutame seda ka, et kuidas meie ise suhtume nendesse, kuidas me läheneme sellesse, et üks pool on siis see, et keegi, no ma ei saa öelda, mida keegi peab või ei peaks tegema, aga kuidas meie siis suhtume, on see, et me ikkagi võtame omale nii-öelda, oletame näiteks, et kui mina või nagu indiviiduna hakkaksin nendesse varajases staadiumis krüptodesse oma raha panustama, siis ma võtaksin selle oma X summa, näiteks oletame, et ma tahan, ma ei tea, 20 000 mingi X aja jooksul paigutada nendesse, siis ma juba peas eelnevalt valiksin ära või otsustaksin ära, et ma näiteks jagan selle minimaalselt 10 järgmise võib-olla isegi rohkema projekti vahel, isegi mina ütleks, et isegi natuke võib-olla suurem. Oleneb muidugi, millise kvaliteediga või millise tier'i projekte valida ka, aga 10+ projekti vahel võiks seda valida, et ma ei panusta seda kõike siis ühte või kahte projekti. muidugi sõltub sellest, et millised on su teadmised eelnevalt ja milline on su enda research, et kui sa oled pigem selline uustulnuk ja ei tea päris täpselt ja ei ole seda ülevaadet, siis võiks see nii umbes olla. ja, ja teine pool on siis väljumise koht, on ju, võib-olla Raido räägid sellest, kuidas näiteks sina projektist väljud ja miks. äkki toome siis ette näiteks mitte meie üldist portfooliot, aga nende portfoolio või nende tulemused, mis me üldse oleme saavutanud nende private dealidega, mida me oleme inimestele toonud sellest hetkest saati, kui me juba tegime selle platvormi väliselt ehk tegime selle Google Sheetidega. kas ma äkki jagaks korra? muidugi võib jagada, et inimestel hea silma ees ka midagi. Jagamise õigus siis, jah. nii on näha, jah. Jess, mingi ruut on üleval sul ainult, ütle. aga saab hakkama. võib-olla minu error. nüüd on ilusti. selle aadressi riba, kui see brauseri riba seal peal on mingisugune imelik kast. see seal, ongi seesama Zoomi kast on seal. jah, no mis iganes see, tuli veel mingisugune kast logo peal. See on võib-olla lag'is võib-olla. toimib. mm. Siis kui siin korra, siis need on need, meil on nüüdseks on tegelikult neid riskifondisid, kui algul, kui me tahtsime Launchpadist üle hüpata nii-öelda või saada ise neile kõikidele projektidele ligi, ilma et me peaksime läbi Launchpadide võtma näiteks siis ühisrahastusplatvormide, siis me hakkasime otsima nii-öelda partneri riskifonde. Nüüdseks neid partneri riskifonde, mitte kõiki partneri riskifonde ei ole nii palju, aga ligipääs teistele riskifondidele on juba mingi, ma arvan, 300-400 riskifondi kuskil sinna kanti ja partneri riskifonde on seal kümnetega, kellega me siis koos võib-olla projekte läbi vaatame, uurime ja nii edasi ja siis siin ongi välja toodud siis nende
eelmise run'i nii-öelda tulemused, parimad tulemused, mille nad pihta said, et nad said väga paljudele sellistele ka pihta, mis tegid isegi üle 1000 X-i onju. et me pole see run veel üle 100 X-i tulemusi saanud, aga need ka tehti siis bull run'i viimases faasis, mida pole veel seekord nagu hakanud, et enamus tegid selle viimase 6-8 kuuga, nii uskumatu kui see ei ole. et Solana üle 1000 X-i, Polygon üle 1000 X-i, Celestial 2000, Thorchain 1000, Blocktopia 1000 ja nii edasi. seal tasub ka arvestada sellega, et tegelikult ju nii Solana kui päris mitmed sellest nimistust alguses ei teinud mingisugust katastroofilist kasvu üldse. et launch'id olid päris mitmel nii-öelda tagasihoidlikud. Ja see kasv tuli palju-palju hiljem hoopis. et Solana näite põhjal ka, kui ta välja tuli, tegi mõned võib-olla kordajad, kukkus tagasi, siukse oli, jäi sinna 100% võib-olla ainult kasumis ja selle suurem tõusu nagu tegid ikkagi hiljem, et ei saa alati vaadata, kuidas ta launch'il nagu nii-öelda perform ib ja mõned neist olid isegi on selliseid, kus nad kukuvad oma nagu alla hinna, aga sa oled ikkagi seal projektis sees, mida võib-olla sa turu pealt poleks kunagi ostnudki. sa oled seal sees ja lõpuks, kui see turu tipp tuleb, siis sa näed, et see oli ikkagi hea tehing. siis järgmises, siis võib-olla need on need, mida ma olen siin järjest nii-öelda siis pakkunud oma investoritele, mis me oleme kõrvalt nagu lisaväärtusena pakkunud. Need on olnud siis 2023 ja 2024 aastal, siis põhimõtteliselt ikkagi bear market'i aastatel on need tulemused. ja kui siin näeme, esimesed ongi 77 korda, 69 korda, 48 korda. siin suvi on väga halb krüptos olnud, nad ei ole jäänud sinna püsima. aga kui me ikkagi juba siin mõndadega saame 15%, 10% kohe kätte, siis see tähendab, et näiteks portali näitel on iga 1000, mis me sisse panime, oli kohe launch'i hetkel 48 000. ja, ja siis siin on praegu läbi platvormi projektid, mis on alles tulemas, on siin allnurgas. enamus juba neist on saadud läbi platvormi meil investeerida. ainukesed vist on Nillion ja Big Network, mis olid veel eraldi, mis ei olnud läbi platvormi, aga Skate, Humanity, Balance, Revolving. Need on kõik läbi meie uue platvormi. ja siis mõned, mis siin tulid platvormil, olid siuksed halvemad launch'id meil, olid Notai ja Matrix One. kui neist ka natukene siis võib-olla rääkida, me heitsime neid ka korduvalt kõrvale, aga meie partner community'd soovisid sinna väikseid tiketeid, me vaatasime need üle. Notail tegelikult oli ka, et Telegrami põhjal mängud ja kõik Telegrami põhjal need tokenid olid just väga hästi nii-öelda perform inud, kuigi turg ei olnud veel seal, et projektid hästi performiks. siis me otsustame ikkagi need väiksed tiketid võtta, mõtlesime, et ka toome ainult 10 000 tiketid nagu kogukondadele. ja Notail ja tegelikult Matrix Five'il oli see, et me saime launch'iga saime 60%, et nad tegid peaaegu sinna 4X-i kuskil. mõlemal oli vist 15% tokenid kohe kätte, et me saime 60% oma rahast tagasi. aga ma tean, et paljud jäid sinna nüüd hetkel nagu kinni, et nad ei müünud, mis tulemegi tagasi sinna, et enda raha ikka võimalikult kiirelt välja võtta. kuigi veel keegi ei tea näiteks, kuidas kas decentralized exchange ides kaubelda või nii edasi, siis võib-olla tuleks, noh, võib-olla paneme väiksed juhendid ja tuleks võib-olla Youtube'ist üle vaadata. Need on tegelikult paar sammu ainult ja väga lihtsad. aga nüüd nad on kukkunud, kas siis vahepeal olid need oma hinna peale või siis isegi nagu miinusesse, Notai ja Matrix One. aga need olid ka tier 3 projektid, et siin kindlasti siin on siis meie viimased diilid enne kindlasti, kui me räägime tier 1 projektidest, mis meil on seal viimasel ajal laua peal on, siis Revolving Games on ju, kus on siis Rockstar Gamesi, kõik teavad GTA-d on ju, selle üks asutajaid on seal taga, R on sarnane ka Rockstar Gamesile ja selle vend on siis praeguselt ka siis Rockstar Gamesi siiamaani on president seal, nad on ise suurelt investeerinud siia ja siis see projekt valiti ka aasta gaming projektiks 2024, nii-öelda, et kindlasti tier 1 projekt. kui me räägime Skate'ist, Skate teeb ka midagi unikaalset nii-öelda, et sa saaksid äppe kasutada kõikides chain ides, vahet ei ole, kas ta on Binance Chain, Ethereum Chain ja nii edasi, see oli hiljutine diil meil. ja mis seal veel erilist oli, võib-olla see, mis me proovimegi nüüd iga diiliga saada, et me saaksime tingimused nii heaks kui võimalik, siis me oleme
partnerluses suuremate, maailma suurimate KOL-idega ehk siis influencer itega nii Indiast kui USA-st ja nii edasi, kellega koostöös siis me pakume suuri väärtusi projektidele. Kui mõni küsib, et kuidas on võimalik, et sellised nii-öelda Eesti poisid, Pärnu, Viljandi poisid saavad paremaid tingimusi kui maailma suurimad riskifondid, siis see ongi see koht, et tegelikult influencer itele, neile antakse paremaid tingimusi ja me oleme nendega koostöös, siis nad pakuvad projektile näiteks 50 000 marketing budget eid tasuta ja kui see on piisavalt hea projekt, mis me lauale toome, siis need nii-öelda influencer'id kui KOL-id tahavad ise ka nende tingimustega investeerida. et lihtsalt see KOL, sellest pead ka aru saama, et see KOL-i nii-öelda see ticket size'id ei ole noh, nagu unlimited või see ei ole, seal on ikkagi, need on piiratud kogus, mida sa nendel tingimustel juurde saab. et sa ei saagi võrrelda seda, et mingi suur riskifond saab ühtede tingimustega ja siis KOL-is on paremad, ongi paremad, aga seda on ülivähe. et jah, siin on hea näide võib-olla Humanity protokollis, mis on praegu meil ka avatud veel viimane 10 000 vist, kus meil on siis 3 korda väiksem hind kui kõige suurematel riskifondidel. Ja seal nende round ongi see, nende round on 30 miljonit ja koguvad seal roundis 30 miljonit, aga KOL round, kus siis me sisse saime, see oli üle miljoni natukene, eks see on nii väike osa, aga selle eest nad saavad siis sadadelt influencer itele asjadelt igast erinevat marketingi ja nii edasi, support'i, advisory't ja mida me ka siis pakume projektidele ja sealt tulevad need erilised tingimused. Ja kõigile me ei saa erinevaid tingimusi, et see ei ole nii, et me läheme iga projekti juurde, nad annavad kohe need tingimused. Selleks me käime läbi 50, võib-olla 100 projekti, et paar projekti lauale tuua ja siis võib-olla 5 projektist ühele-kahele saama ainult head tingimused, mis siis lõpuks jõuavadki nii-öelda teie silme ette. see on ka see koht, mis võib-olla eristab meid natukene teistest, et praeguses turuolukorras just eriti, et me oleme kogu aeg otsinud, et okei, et teatud projektid on, mõni projekt on lihtsalt selline, et kui sul on suur rahakott, on ju, ja sul on head connection'id, siis sa saad sinna ligi, aga kui turul ei ole piisavalt sellist volüümi ja likviidsust, siis noh, lihtsalt hea projekt, et me oleme, Raid on kogu aeg küsinud, et okei, aga mis on see meie edge nii-öelda või mis on see meie nii-öelda X-faktor, et mille järgi me siis projekti valime. Üks ongi see, et me lihtsalt proovime saada midagi teistmoodi, kui teised näiteks riskifondid saavad või et oleks midagigi teistmoodi, on see siis hind parem, on ju, suurem protsent tokeneid siis launch'i aeg, lühem vesting periood või midagi peaks olema teistmoodi kui konkureerivatel platvormidel näiteks. ja see, et meil on palju väga häid diile, meil on, siin on ju väga super diil, aga kus on võib-olla niimoodi, et Cliff on 12 kuud ja vesting on 3 aastat ja nii edasi, et need ei sobi, meie investorid ei sobi meile, ei sobi neile ka, kuigi projekt on hea ja on küsitud, et kas te saaksite seda diili noh, lauale tuua, aga tingimused on nii halvad, et siis me ei too, et seal peavad mitu asja nii-öelda klappima, et me lõpuks selle diili lauale toome. Ja siis on, noh, siin ongi, Suprad teevad palju, et siin on paljud sellised projektid ka, mille pärast võib-olla on inimesed kahelnud meis, et kuidas on üldse võimalik sellised projektidele ligi pääseda, siis on kahelnud, et kas me ikkagi teeme õiget asja või oleme nagu ausad või ega me ei valeta ja nii edasi, onju. Seda on paar korda üles tulnud, et need diilid on lihtsalt nii tasemel, maailma tasemel diilid. Näiteks ka Decaswap, kui siin on ju üks kuulsamaid projekte üldse võib-olla ka nii-öelda esilehe, kogu aeg esilehe münt olnud on siis Rune ehk Thorchain ja tema founder'i ja tegelikult seal on veel Kai, nagu siin näha ka Kaiber ja Ren. Nende 3 founder'i koostöös on siis tulemas Decaswap, mis võib muuta nii-öelda DeFi maailma ikka kõvasti, et see on neil tegemises praegu. Nii-öelda need on siis hiljutised diilid võib-olla. Nagu me ütlesime, Humanity protokoll on praegu veel avatud. Tegelikult on avatud meil ka siit listist on Play avatud. seal on vist ainult paar ja tuhat siis järgi, Play's. Play's on paar tuhat ja et kui Play'st rääkida, siis see on ka hästi palju gaming influencer eid on pannud selle endale uutest, just nendest müntidest, mis on turul tulemas, on pannud top 1 mündiks, on pandud Play. Et kõik teavad, see gaming narratiiv tuleb kindlasti blockchain'ile tagasi.
siin on väga häid juba launch'e tulnud mõndade game idega või nii-öelda mängutokenitega. et noh, see on kohe meil läbi müüdud. ja siis maailma suurim võib-olla, kes teab Alex Beckerit, ta on ise algi investor Play's. tal on siis miljonid jälgijad üle platvormide ja kui ta eelmine run midagi suud lahti tegi, just tema räägib ainult gaming krüptodest. et siis need lendasid tohututesse kõrgustesse. et sealt saame ka kindlasti, saavad päris palju promo peale. see Virtual Bacon ka vist ütles, et ta on number üks gaming projekt, mis on nii-öelda tulekul, oli tema hinnangul, kes on ka teinud gaming ust väga palju jah, review sid. seal ja tal küsiti tegelikult ise üldiselt, mis on kõige parem projekt, mida ta on oodanud pikalt ja mis on kõige, et see isegi ei olnud gaming sektoris, ehk siis see oli tema top münt üldse. ja siis siin on põhimõtteliselt noh, siit listist ma näen, et on sellised top tier projektid, me kõik vahepeal ei ole, me toome ikkagi vastavalt vahepeal riskime ka top nii-öelda tier 2, tier 3 projektidega. aga siin listis peaksid olema kõik tier 1 projektid. see ei tähenda, et nad kõik nüüd hästi perform ivad, sest kunagi ei tea, kuidas turgudel nagu läheb. et seal on veel teisi tegureid. selleks me ei saa minna ka näiteks Revolving Games'i, et ma võtan ainult ühe projekti, ma lähen sinna all in ja kõik. kui midagi selle projektiga juhtub, häkitakse nii edasi, neid asju, mis juhtuda võib, on ju palju. et siis alustades, ongi alustades ajastusest, mingisugusest, ma ei tea, meeskonnas on kellelgi, ma ei tea, mingi täiesti random näite, meeskonnas on kellelgi keegi on seotud olnud mingisuguse teise projektiga, mis ei ole hästi perform inud, mingi ruumors, mingi halb uudis, ebaõnnestunud launch, mingi tehniline viperus, mis iganes asjad võivad mõjutada selle projekti kulgu ja performance'it ja noh, häkkide ja asjadeni, vargusteni nagu veel jõudes, on ju. et sellepärast peab ikkagi vaatama mitmeid projekte korraga. me oleme need proovinud ka oma risk management'i või nii-öelda siis sinna kui me sõela pealt neid laseme, proovime need kõik arvesse võtta. ja kui me midagi näeme, siis ega me seda nagu lauale ei too, aga neid võib juhtuda, et see lihtsalt kunagi ei tea. nagu siin on maailma suurimaid projekte, on ju täiesti nulli kukkunud ja nii edasi, et mitu aastat hiljem kasvõi ja et seda ette ei näe, et peab ikkagi risk management'i poolest ikkagi jagada rahasid. ja võib-olla siin järgmises slaidi võib-olla siis seda äkki üle käia neile uutele, et kes meil või mida me üldse pakume või kuidas see võib-olla välja näeb. jaa, et siis kindlasti. et siis põhimõtteliselt ega me pakumegi private deal'e siis kõikidele uutele nii-öelda, noh, kõikidele investoritele, et nad saavad siis ise läbi meie platvormi investeerida. see on turvaline nii-öelda ühendus, et sa ühendad lihtsalt oma MetaMaski ära, meil ligipääsu sinu MetaMaskile midagi ei ole. et ja siis sa saad ka otse token'id enda wallet'isse nii-öelda. enamasti need projektid, me saame projektidele terve selle investeerimislisti ette anda, kes on investeerinud, palju on investeerinud ja projektid kannavad otse token'id teie wallet'isse. kui see nii ei ole, kui nad tahavad ainult ühte või kahte wallet'it lubavad saata, siis meil on seal platvormil nii-öelda ühe nupuvajutusega kõik jaguneb nii-öelda investorite vahel laiali. ja kui me siis ennem rääkisime tegelikult sellest juba, et see on free access, siis enamus platvormidele peaaegu kõigil on mingi tasu, kas kuutasu, NFT-d pead omama, kallid NFT-d, sa pead stake ima, kui sa stake'id mingi kindla summa, näiteks 1000 eest, siis sa saad ainult 50 eest investeerida, kui stake'id juba 10 000 eest või 100 000 eest, siis on kasvõi 500 või 1000 eest ja nii edasi. aga sellist platvormi eriti kuskil ei ole, kus sa lähed näiteks tahadki 5000 lihtsalt tahad panna sisse, et see võimalus sulle antakse. ja teisena võib-olla see ka veel, et on sellised investorid, kes valivadki, tahavad mõned projektid ainult aastas võtta, aga nad ei taha mingit sellepärast lisainvesteeringuid teha ja et oma nii-öelda teist raha kinni hoida, siis siin ongi see, et sa ei pea, sa tuled lihtsalt saada ligipääsu sinna platvormile, vaatad kõrvalt, jälgid, mis projekte me toome lauale. kui mingine neist meeldib, võib-olla 1 10 ainult näiteks valid. kuigi et me ei too neid diile kunagi lauale, kuhu me ise ei investeeri. et kõikidesse diilisse, mis me nii-öelda lauale teile toome, et sinna oleme ka ise investeerinud
aga me kindlasti nagu see chatis oleme öelnud ka, et kui on ikka, paneme top deal, megadiil või nii-öelda ütleme, me ei ole finantsnõu ei saa anda, aga me räägime, et kus me võib-olla suurendame allocation'it või läheme suuremalt sisse ja nii edasi, võib-olla, et anda natuke mingit nii-öelda infot, et kuidas me mingi projektiga ise tegeleme. Üks sihuke näide ka veel stake imisest ja nendest platvormidest, et osad näiteks platvormid kasutavad ka sellist mudelit, kus noh, paljud teist teavad, mis asi on vesting juba on ju, et ehk siis see aeg, periood, mille jooksul sul mündid siis vabanevad, oletame, et see on sul 2 aastat näiteks, siis mõnel platvormil on selline kohustus, et sa pead olema, et see raha peab olema stake itud selle perioodi jooksul, kuni see vesting kestab, ehk siis kui sa paned näiteks 10 000 mingisse platvormi münti ja steigid seda ja vesting on 2 aastat, et saada oma vesting perioodi lõpuni oma token'id kõik kätte, äh, siis sa pead nii-öelda ei tohi ennem stake ima lahti neid lasta. lõpuni välja. Ja selleks ajaks on võib-olla turud ära juba surnud nii-öelda, siis su 10 000-st su see nii-öelda alginvesteering võib-olla ei taga üldse seda vahekirja, mis on sealt tekkinud. Nii, kui ja vahepeal, kellel on küsimusi, siis võib vabalt kirjutada chati ka, et saame jooksu pealt vastata. et selle webinari mõte on ka olla nii-öelda AMA, et saaks vabalt küsida, aga ama või siis ask me anything. Ehk siis kokkuvõttes on ikkagi see, et meie asi on tuua projekte ja endal on ka ikkagi, jääb see vastutus teha seda due diligence'i ja vaadata, et kas see vastab ka teie enda nii-öelda riskitaluvusele ja huvile ja soovidele. nii, siis need osad said läbi, kas lähme vaatame praeguseid, mis on ikkagi peamiselt huvitavad teemad, ehk siis praeguseid projekte ka, et meil on 3 käivat nii-öelda Fundraise'i avatud hetkel. üks nendest siis tänase panime ka väikse siukse vihje ülesse, mis on natukene Binance'iga seotud ja kuidas ta seotud on, et räägime äkki sellest. jagan siis taas ekraani. ma arvan, et võtame jah siis lahti äkki meil kas siis platvormi või ja ajastusest siis ennem rääkisime, et ajastusega on siis noh, paljud asjad on ju isegi kaasa arvatud noh, paljud arvavad, me ei tea jah, et paljud arvavad ka seotud USA presidendivalimised. kindlasti mõjutab väga oluliselt turgu, kuidas ta siis täpselt välja perform ib. et tulemused meil saame ju teada, kunas siis ülehomme või 5. et no üsna teeme, pea. teeme siia väikse nalja ka, et kes vähegi viitsib, siis kirjutage chati, et kumba, äh, kes julgeb, et kumbat loodavad, et võidab, kas Trump või Harris, et kes pange oma hääl siia chati, siis vaatame, kuhu poole inimesed kalduvad. no nii, aga siis kes veel pole meie, kes veel võib-olla meie platvormi sisse loginud ei ole, siis platvorm nii-öelda teie vaatest näeb selline, kus on võib-olla mingi projekt esile tõstetud, siin on veel need avatud projektid ja siis siin on projektid, mis on nii-öelda meil juba olnud ja portfoolio alt siis näete, kui te olete investeerinud, näete kõik oma portfooliot, palju on selle väärtus, kuna on järgmised token'i unlock'id ja nii edasi. et kõik on selline lihtne arusaadav. Ja projekti peale, kui meeldib projekti peale vajutades, siis siit saab siis nii-öelda investeerima minna. investeerimine toimub siis stablecoinides, kas USD või USDC ja siis Ethereum, Binance Chain või Arbitrumi network'is hetkel. kui me siis balance'ist räägime, siis algul, et on siis maailma suurim niisugune mängukaaslaste platvorm, millel on üle 5 miljoni kasutaja ja siis neil on siis neid 450 000 kuskil e-palli on, ehk siis nad ongi siis sinu nii-öelda gaming sõbrad on ja nad on siis kas päris inimesed või on siis nüüd juba siis ai karakterid, et nad on juba 2020 aastast tegutsenud ja nad nüüd tulevadki siis nii-öelda seda blockchain'i ja ai maailma üle. miks
miks meile see võib-olla just kõik nende jälle on tingimused on need ühed asjad, miks meile see huvi pakkus. teiseks on see, et nad on tõesti ennast pikalt aastaid juba tõestanud, nad ei ole alles nii-öelda loonud ja siis kõik backer'id, kes siin nii-öelda võib-olla taga on. kas ma saan niimoodi ka näidata, et ma vahetan, kas näete seda investorite lehte näeb? jah, et siin on nende investorid, võib-olla tooks välja, et millised tegelased siia tegelikult siis on investeerinud, et suurimaid fonde võib-olla, kes siin aitavad neid läbi lüüa just blockchain'i maailmas, neid on siin palju, on ju, Solanat kindlasti tunneta, Animoca Brands, PingX on suured ja Gate.io on suured exchange'id ja nii edasi, Binance Smart Chain, sinna Binance Smart Chain'i kohe tuleme juurde tagasi, kuidas ta Binance'iga nüüd seotud on, aga just võib-olla välja tuua neid individuaalseid investoreid, et Brad Pau on siis suure firma Lime founder, on ju, Riot Games'i CEO-d on siin ja võib-olla siuksed märkimisväärsed on Steven Chen on siis founder of Youtube, et Youtuberi looja on sellest huvitatud, on siia investeerinud ja siis võib-olla meie siin naaberriigist Jaako Harlas, kindlasti võib-olla paljud teavad, on mänginud neid mänge, mis Supercell on loonud, telefonimänge, üks kõige edukamaid nii-öelda mobiilmängude firmasid ja kui ma ei eksi, siis nad müüsid selle aastaid tagasi juba suur osaluse müüsid maha ikka miljardite eest kuskile sinna Aasiasse. nii et väga edukad ja kõik näevad nii-öelda potentsiaali siis siin Balance'is. et järelikult on seal midagi sügavamat võib-olla sees peidus ja kellega nad siis igast erinevaid mängud, kellega nad partnerluses juba on, kus nad teevad koostöid. siin on nii Web2 kui Web3 mänge, et kui nad Web3-le on võib-olla alles sisenenud, siis Web3 mänge on tegelikult juba rohkem seal kui Web2 omasid. aga Web2 nii-öelda siis tavamaailma mänge siin tunneme ju kõik ära, FIFA ja Grand Theft Auto, Elder Rings, kes Fortnite, Dota 2, Baldur's Gate, Call of Duty, mida World of Warcraft, League of Legends ja siis on paljud teised. ja nüüd järjest igapäevaselt, iganädalaselt tulevad Web3 mänge ka, maailma nii-öelda kõige suuremad just Web3 mängud tulevad nendele partneriteks. nii, siis võib-olla siis jõuaks korra sinna, et mis siin alles uudis tuli ennem seda, kui me juba diili olime, tegelikult diili olime juba ennem seda lauale toonud. ja siis mõned päevad tagasi, siis ongi oktoober 30 on siin postitus olnud, kus Binance Chain ehk siis Binance Labiga ja CoinMarketCapiga koostöös siis avaldasid enda 35 projekti, kelle nad võtsid inkubaatorprogrammi nii-öelda siis season 8 ehk nad teevad igast season'id korra aastas ja tavaliselt on sinna võetakse ainult mingi võib-olla 15 projekti, 10 projekti, suht vähe projekti. aga see aasta oli konkurents nii kõva, et see valiti, kõik see 35 projekti valiti küll 500 projekti seest välja, et parimad 35 projekti siis ja Balance nii-öelda fun oli ka üks application'i layer'i projekte, mille nad siis valisid. see tähendab seda, et nad saavad juba toetust kõikidest nendest nii-öelda Binance Chain'ist, Binance Labi poolt, CoinMarketCapi poolt, advisory, vaadatakse tokenomics'id üle ja nii edasi, pannakse projekt paika, tehakse üks-ühele igast kursusi ja nii edasi, kõikide nende 35-ga. ehk siis nad saavad toetust Binance'i poolt. aga mis võib-olla huvitavam on see, et siin 7. kui need projektid on nii-öelda paika loksutatud, siis tuleb 7. tuleb sihuke, novembril tuleb demopäev, kus kõik need 35 projekti siis esitlevad enda projekte investorid, suurinvestorite ees, sealhulgas ka needsamad CoinMarketCaps läbid ja Binance läbid. ja siis nad otsustavad, kas nad investeerivad ka neisse projektidesse, mis nad nagu välja valisid ja tavaliselt on see olnud selline 40-50% projektidest on saanud rahastuse Binance Labi poolt. et see on väga suur samm selle poole, kui me räägime, et kui nad tahavad, nad ei taha launchpad'idele tulla, Balance ei taha launchpad'ile tulla, nende eesmärk on tulla launch pool'ile ehk siis exchange'il teha public sale,
kuskil. Üks vaateväljast, mis neil ongi Binance'is teha see public sale nii-öelda. kui ehk, meie väärtus praegu, nii, ehk siis kui nad nüüd juhuslikult võiksid saada sellest nii-öelda pitch day, mis neil tuleb 7. sealt ka rahastuse Binance'is, siis on suht kindel lugu, et see Binance'i listing tuleb ka. Ma arvan, ähm, arvan. jah, seal on veel palju, kõik ei saa seda Binance listingut, sest seda me ei saa garanteerida seda, et kui nad rahastuse saavad, et nad saavad või siis nad saavad hiljem, paljud ei saa kohe launch'il, ei saa seda listingut. aga kui saadakse, siis need Binance on ikkagi nii-öelda selle turu liider ja seal need launch'id on ikka väga edukad. ehk siis nüüd hoiame pöialt, et 7. saab Binance'i poolt rahastuse, ma ei tea, kas nad kohe avaldavad selle või tuleb see mõned päevad hiljem. ja siis, kui nad tahavad launch pool'i veel saada, kui nad peaksid sinna saama, siis tegelikult paljud projektid, kes on Binance läbi sellest seasonitest tulnud, kes on rahastust saanud ja kes on tahtnud launchpad'i, nende launch pool'iga saanud, siis seal on neid nii-öelda välja tuua, neid projekte. et ma vaatan, kas siin. olemata sellest, kas nad saavad või ei saa, igal juhul nad on piisavalt kaugele juba jõudnud, et jah, tõestada projekti nagu tugevust. aga muidu neil ongi, mis neil, kes on võib-olla veel inkubaator programmis neil kunagi on ja kes on kohe nagu saanud sinna ka launchpad'ile, siis on olnud siin siis, kas on Axie Infinity, Harmony, Band Protocol, Matic ehk siis Polygon, Stellar Networks ja siin list käib tegelikult edasi ja edasi, et neid päris palju. ja miks see võib-olla välja tuua, on see, et Binance Launchpadilt siis või nii-öelda Launchpoolilt tulevad projektid, nende all-time high ROI on keskmiselt on see 190 korda. ehk siis keskmiselt, kui sa igasse projekti oleks investeerinud, kõik, mis tulid Binance Launchpadil, see oleks keskmiselt 190 korda nii-öelda kasumis olnud, aga see on tipuhetkel, et keegi ju ei müü täpselt tipus või nii edasi. et see on kindlasti suur uudis, et see näitab võib-olla jälle kord, et Binance Labs valis ka selle projekti välja 500 projekti selgest, me valisime sellest umbes 50-100 projekti hulgast nagu enda lauale. et need on jälle ühtinud, et võib-olla näitab jälle meie valiku, võib-olla sellist kindlust, mida me oleme teinud siin. aga ja see seal praegu jah, korra veel mainida, et see ei garanteeri, et nad saaks Binance'is kaubeldavaks ja Binance Launchpoolis ei ole garanteeritud. ja et ma sellepärast rõhutasingi, et see on minu arvamus lihtsalt veel ainult. jah, aga see on suur samm selle poole. aga siis võib-olla seda ka, et mainida, et Balance'is samamoodi on meil KOL tingimused ja kus meil on jälle päris suur eelis ja see on noh, tore, et see Binance Chain'i ja kõik see uudis tuli ja et tegelikult see tehing või diil või otsus oli tehtud juba palju ennem ära ja juba eelistingimustel, et mis ilmselt saavad otsa suhteliselt kiiresti, sest et kui need uudised siin edasi jah, nad on rulluvad. ennem kui see Binance oli, miks me lauale tõimegi selle, et nad olid tegelikult juba kogunud equity round'is, mitte tokenite round'is, vaid equity round'is olid nad kogunud $30 miljonit juba. ja me näitasime neid suuri investorid ja need nii-öelda Youtube'i founder'id ja nii edasi. siis need enamus neist on investeerinud ka järgmisse round'i ehk siis token round'i, mis oli neil 10 miljonit round, mis on nüüdseks juba täis. see nii-öelda omanik pinnib mind siin igapäevaselt, et ta hoiab meile nii-öelda allocation'it, kuigi see on juba täis, see on isegi üle pandud, see 10 miljonit. aga meile anti siis aega 7. novembrini, põhimõtteliselt täpselt selle päevani, kui Binance'il see ka nii-öelda, kas nad investeerivad sinna või mitte. kui peaks tulema, et nad investeerivad, siis ilmselgelt nad kauem seda allocation'it meil hoida ei saa, et see on nii suur uudis. aga jah, kuni 7. on meil aega, miinimumticket on meil juba täis, see oli 50 000 ehk siis see deal on meil nii-öelda juba kindel, lihtsalt me peame 7. andma siis ära oma final ticket'i suuruse ja selle SAFT-i allkirjastama ja nii-öelda rahad ära kandma. aga meie deal on jah, seal 10 miljoni raundis on siis 160 miljonit fully diluted valuation, mis on siis 3 korda. järgmine round tuleb neil kuskil vist 25 miljonit ja see tuleb koheselt, siis tuleb see 3 korda kõrgema hinnaga
kui me oleme investeerinud ja meil on nii-öelda siis nagu ma ütlesin, viimane allokatsioon üldse sinna, siis see round on täis pandud. Et siis token price on meil 0,016, järgmine round on kuskil plaanitud 0,05 ja kui me räägime, et nad lähevad kuskil launch pool'i, kas see on siis ükstapuha, kas see on Binance, OKX, Bybit launch pool'i, nii edasi, siis CEO ütles, et väärtus seal tuleb veel kõrgem. Kuskilt ma lugesin läbi, et see plaanitud oleneb, kuhu nad muidugi saavad ja kindlasti ka exchange'id annavad ise oma nõudmised ja nii-öelda know-how, et mis see peaks olema, aga see võib olla kuni hetkeseisuga kuni 800 miljonit, ehk see tähendab, et 8 senti tuleks public sale hinnaks. Ja selleks hetkeks oleks me juba 5 korda ennem üldse, kui token turule tuleb, oleme me 5 korda juba nii-öelda kasumis. siin Ja samamoodi, kui et ta see ei ole turul käib, siin samamoodi, et see jah, ei ole garantii, et need asjad tihtipeale nagu nii nagu muutuvad ka launch'i ajal, jah, võivad väärtused muutuda seoses sellega, näiteks seesama mentorship'iga näiteks, mida Binance annab neile ja nii edasi. jah, nad ise suuresti projektid ei ole, ei saa seal ise võib-olla isegi ise kaasa rääkida. Need, kuhu nad tahavad ennast listida, need siis exchange'id annavad nõudmise ette, seal võib muuta, vahepeal nad muudavad isegi mingeid vestingu tingimusi ja nii edasi, et kõike võib juhtuda ja nii-öelda siis krüptos üldiselt püüakse nagu kinni hoida nendest SAFT-lepingutest, aga tegelikult ega nad suurt midagi nagu ei tähenda, ainult seda tähendavad, et sa oled investeerinud kindlalt ja seda, aga tingimusi võidakse nagu muuta. Kui üldiselt meil on kõik nagu samaks jäetud. Ja siis siin on veel jah pandud, et 1 miljon on seda alles, aga see oli siis, kui ma selle nii-öelda postituse siia tegin ja praegu on see round täis ja meil on see viimane 150 000 on siis hoitud. Et kui me seda 150 000 täis ei pane, siis sellest ülejäänud, mis läheb kellelegi teisele, kes on juba järjekorras. siin ka veel rõhutada, et meie miinimumticket, nagu Raido ütles, on 50 000. siin te näete, et justkui oleks 16 000 kaasatud, tegelikult on väljaspool platvormi lihtsalt see 50 000 juba täis, et selle nõude me oleme ära täitnud juba, et deal on nii-öelda secure itud, et lihtsalt see nüüd on ülejäänud nii-öelda osa. jah, et väike võib-olla selgitus ongi, et me iseenda funds ei lase siit ja nii-öelda ja nii edasi, mingid community funds ei lase siit läbi, et see on ainult nii-öelda teile see, mis on üleliigne nii-öelda, mitte üleliigne, aga mis on teile pakutav osa, on siis siin kirjas. Küsimusi kindlasti veel. vahepeal käisin, nad tunduvad, kõik tulid mulle private message itena, et rohkem tuli Trumpi vastuseid, mõni Harris ka. ja veel mainiti ära, et mis oli õige võib-olla tähelepanek, et see, oh sa issand, kelle telefon see on? et, president ei otsusta Bitcoini tulevikku, lihtsalt see on üks trigerdaja või üks ka viis turgu mõjutada. aga, aga Trumpi küsimusi ei ole. Ta otsustab võib-olla järgmise nädala Bitcoini tuleviku nädala, mitte pika pildi. Playst me tegelikult juba rääkisime korra siin, onju, siis tal on ka hästi palju gaming stuudioid, asju on tal partnerluses, kus neil on kokku on neil vist üle 2000 mängu, 300 miljoni nii-öelda aktiivse, nende gaming stuudiote, kes on partnerluses, on siis 300 miljoni mängija aktiivse neil. Ja nad tuuvad siis Web2 mänge Web3 üle ja tegelikult kunagi olid neil see, kus nad rääkisid, et nad toovad selle kuu ajaga. Nüüd on mingid lihtsamad mängud, on see nii-öelda, nad väidavad isegi mõne nupuliigutusega ja developerid või siis arendajad ei pea teadma blockchain'i teadmisi ja asju, et üle tuua. Et päris palju neil on päris palju uusi partnerlusi uute jällegi suurte gaming stuudiotega, kes kasutavad just nende tehnoloogiat, et siis Web3 üle liikuda, nagu sinna oleme liikumas. Ja kas siin ei olnud mitte, kui me rääkisime teistest mingist projektist, Rockstar Gamesist rääkisime siin, et kus ta oli Revolving Games'is olid need nii-öelda sees, siis siin projektis on selline mees nagu Strauss Selnik, ta ei ole mitte Rockstar Games'i nii-öelda CEO, vaid ta on Take-Two's CEO
ja kes ei tea, siis Take-Two on siis emafirma Rockstar Gamesis ja väga paljudel teistel nii-öelda gaming stuudiotel, et ta on siis nii-öelda peaboss veel. et ta on ka siin nõu andmas, et see on meil siin mingit aega, nad kõik on siin ootamas launch'i, nad on launch'i valmis, kõik on lähiajal turule tulemas. ja viimane siis, mis meil veel on, siin on ka kuskil 10 000 jäänud, see viimane allokatsioon üldse, kus meil on jälle samamoodi on meil call round, et kus siis teised suuremad VC-d, siin olid suuremad VC-d oligi, kus saavad siis 3 korda samamoodi jälle kallima hinnaga, kui meie saame. Nende round, me rääkisime ka sellest, on 30 miljonit kogutakse, meie round, seal koguti natuke üle miljoni. ja siis ja see läheb ka suurematele exchange idele kaubeldavaks, et tavaliselt OKX, Bybit ja KuCoin, kui need 3 koos on, kui siia veel saaks lisada Binance'i, siis see oleks ideaalne kombo üldse, aga muidu need 3 juba koos on, siis need on olnud väga edukad launch'id, aga mitte 100%, kuigi enamus kordi. selle me mitu korda oleme tegelikult üle käinud, mis see on siis ka, et see projekt siis on suurelt sellise coin'ina nagu WorldCoin, kuidas sa eesti keeles ütled, konkurent. jah, konkurent võib-olla jah. konkurent jah, et see WorldCoin on siis OpenAI ja siis ChatGPT looja poolt, Sam Altmani poolt siis loodud projekt ja siis see on võib-olla parema tehnoloogiaga ja selline projekt, kus saab võib-olla laiemalt minna massidesse. ja, ja siis, kui ainult see projekt põhimõtteliselt selle hinna juures, kust me seda saame, saab ainult 10% WorldCoini all-time high hinna nagu nii-öelda väärtuse, siis me oleme juba teinud 30 korda kasumeid. et potentsiaal on kindlasti siin. kas tahad veel rääkida sellest midagi, et mis ta üldse on? ma arvan, et tegelikult on kõik kirjas, projekt on ülitugev ja tegelikult eelmises webinaris, viimases webinaris käisime ka pikemalt põhjalikult läbi selle. läbi, et see on siin, on iHubi community's üles laetud ja Youtube'is ka minu hinnangul. ja kellel, kes tahaks siis süvitsi minna, võib meil kirjutada kas meie Telegramis või kas community's või otse, et saame anda salvestuse. et vist said kõik 3 projekti kenasti läbi käidud ka. nii, vaatame, kuidas küsimustega on. ja ega ei olegi, tegelikult on, hakkab jälle tund aega täis saama, proovisime, mõtlesime küll, et proovin 3 veerand tunni sisse mahutada, aga juttu jätkuks ilmselt kauemaks. et Raidoga on niimoodi, et muidu räägib vähe, aga kui midagi tarka on öelda, siis võib sealt tulla tükk aega. et kui kellelgi on mingi konkreetne küsimus, kas mõne konkreetse selle projekti kohta või on segadus või ei saanud üldse mitte midagi aru, siis me oleme teinud vaikselt mingeid väikseid alguse siukseid õpetusvideosid, kuidas siis sellel platvormil opereerida, mida see üldse tähendab, kuidas oste teha ja nii edasi ja lisaks veel siis on meil avatud nii-öelda Telegrami community, kus saab, mitte ei ole ühesuunaline, vaid saab ka küsida küsimusi nii eesti kui inglise keeles. paar küsimust siin tuli, üks tuli, et kas on lähiajal plaanis midagi uut lauale panna, oli üks küsimus ja teine küsimus oli, kunas Humanity launch on. Humanity launch'i osas ma oskan ise praegu kohe öelda, et plaanitud tegelikult oli juba, esimene plaan oli 1. november, hetkel on nii-öelda edasi lükatud siis 13. kuni 15. november. et see, need, nii nagu me ka ennem mainisime, need ei ole kunagi aamen kirikus. aga praegune plaanitud aeg on 13. kuni 15. november. kui see peaks midagi seal muutuma, siis me kohe ka community'st teada anname seda. ja lähiajal plaanis tuua sellega, ma ei tea, mina ütleksin selle kohta niimoodi, et meil kogu aeg, meil igapäevaselt käib see töö, et vaatame projekte läbi või siis Raido peamiselt ja tema inimesed, kellega ta koostööd teeb, valideerivad neid igapäevaselt. vahel mõtled, et ei ole tulemas või on tulemas kunagi ja siis ühel hetkel järgmiseks hommikuks või samaks õhtuks võib kõik muutuda, et
et nagu me enne ka mainisime, siis need mitte, et midagi lauale toome, et ainult hea projekt peab olema, vaid ka need tingimused peavad saama läbi räägitud ja kaubeldud ja et need peavad make ima sense'i. ehk siis me kogu aeg teeme selle nimel tööd, aga lihtsakäeliselt midagi täna tuua ei taha üldse. et see peab olema, kõik peab nagu kokku mängima. ja et mõned projektid võib-olla sellised, meil on siin veel projekte on ju laual, mida me saaksime tuua, mis tunduvad täitsa okeid. üks koht, mis on natukene, et meil diile on väga palju, et siiski me nagu kasvatame ka seda kogukonda, et ja need ticket'id ikkagi, need fill ida on päris nii-öelda suured ticket'id, 50 000, 100 000, vahepeal kõige suurem Tekas Web oli meil 250 000, mis pidi fill ima. saime õnneks selle täis, et siis me ei saa neid väga palju nagu ka lauale tuua. et võib-olla kõigisse meil ei ole nii suured, et kõigisse nii-öelda raha jagub. aga näiteks meil on sellised projektid ka, kui te tahate nagu ise otsustada, mis on meil väiksema ticket itega, näiteks 50 000, 20 000 ja meil oleks olemas nagu sinna ligipääs, siis me võime panna näiteks ka vahepeal lihtsalt polli, et kas keegi tahab seda nagu päriselt, et siis, aga seal peate siis ise nagu ka rohkem, me paneme selle kogu info ära, mis meil on, aga uurimistöö ikkagi ise tegema, et kas te päriselt tahaksite sinna panna. näiteks üks projekt on selline, mis läheb ühe Binance'i projektiga kokku ja ta launch itakse siin novembris. varsti 2 nädala pärast launch itakse ja siis kuu aega hiljem põhimõtteliselt ta läheb ka Binance'isse nagu kaubeldavaks. aga see ei ole direct listing, vaid nagu ma ütlesin, see läheb ühe teise Stormi X-iga lähevad kokku projektid, 2 projekti, pannakse kogukonnad kokku, tehnoloogia kokku ja nii edasi. et niimoodi saab siis Binance'isse. ja kui bullrun on tulemas, siis Binance'is listitud projektid ikkagi teevad tavaliselt nagu perform ivad hästi, aga mitte nii hästi võib-olla, kui on direct listing algul. nii et ja seda ei tea, kuidas see täpselt siis välja mängib, et ta juba nii-öelda merge itud on. muidu oli meil plaanis, meil tund hakkab täis saama, oli plaanis siin võib-olla mingid tokenid ka veel teile tuua, näidata, mis turu peal on. aga kas selle jätame siis? juba pikaks läheb muidugi, et veel tuli üks küsimus, kas olete mõelnud võtta projekte, mille vesting aeg on lühem kui näiteks 18 kuud? meil on selliseid projekte küll ja veel, on ju. tegelikult on heas näi- hea näide on Skate, kus kõik raundid said 0% DGE ehk siis 0% said launch'il kätte, 6 month oli Cliffi ja siis oli 2 aastat oli nii-öelda vesting, kus peale 6 kuud, kus nad hakkasid alles saama. siis meie saime sellised tingimused ja seal võime öelda, et põhimõtteliselt ainukesena siis meil tehti eraldi raund üldse, 100 000 raund, mis me võtsime kogu 100 000 võtsime nagu terve ticket'i ära. saime 20% kohe kätte, kui teistel kõigil on 0. 6 kuud Cliffi jäeti ikka meile, aga pärast 6 kuud siis ei ole 2 aastat, vaid on ainult 6 kuud vesting. ja oluline on aru saada ka sellest, et mida fundamentaalselt suuremad projektid ja tugevamad selles mõttes, siis ei tähenda alati, et nad perform ivad paremini, et ka väga suvaline shitcoin võib perform ida, outperform ida kõiki neid projekte, on ju, või memed võivad outperform ida ja tihtipeale outperform ivadki, aga mida fundamentaalselt tugevam ja mida suuremad backer'id ja mida suuremad investorid, seda tihtipeale seda pikemad vestingud ja keerulisemad vesting termsid ka tihtipeale on, mitte alati. aga hea küsimus. nii, ma arvan, et võib-olla jätame ikkagi selle sinna kogukonna siis chati selle tokenite osa, et tund aega on päris pikk aeg. ja jätame, võib-olla teeme eraldi lihtsalt laivi, kus me ei räägigi VM Capitalist või räägimegi lihtsalt turust, teeme lihtsalt eraldi laivi selle kohta. see on ka hea mõte, saavad jah. inimesed juba turu kohta uurida ja hoopis sellise teemaline. See on hea mõte. nii, aga siis pakimegi kokku. aitäh sisuka info eest jälle, Raido, aitäh kõigile, et võtsite oma pühapäevast selle tunnikese. ja me tõesti loodame, et saite mingit väärtust siit, midagi uut, midagi kõrva taha panna ja midagi targemaks. soovin kõigile imelist pühapäeva jätku ja olge terved.